Tere hommikust, kallid kaasteelised, palverännakule koos Jeesusega läbi suure nädala sündmustiku. Ma loen sel nädalal Matteuse evangeeliumist Jeesuse maapealse elu viimase nädala sündmustikust ja me alustame seda nädala teekonda Jeesusega koos Getsemani aias. Siis Jeesus tuli koos nendega paika, mida hüütakse Getsemaniks, ja ta ütles jüngritele: istuge siin, kuni ma lähen ja palvetan seal. Ja ta võttis enesega kaasa Peetruse ja 2 Zebedeuse poega ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Siis ütles ta jüngritele: mu hing on väga kurb surmani. Jääge siia ja valvake koos minuga. Ja ta läks pisut eemale, langes silmili maha ja palvetas: minu isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust. Ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina. Ja Jeesus tuli jüngrite juurde ja leidis nad magamas ning ütles Peetrusele: niisiis ei jaksanud sa üht ainsatki tundi koos minuga valvata. Valvake ja palvetage, et ei satuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Ta läks teist korda ära ja palvetas: minu isa, kui see ei saa mööda minna nii, et ma sellest ei joo, siis sündigu sinu tahtmine. Ja kui ta tuli tagasi, leidis ta jüngrid taas magamas, sest nende silmad olid raskes unes. Ja ta jättis nad sinna ning läks jälle ära ja palvetas 3. korda, lausudes uuesti needsamad sõnad. Siis Jeesus tuli jüngrite juurde ja ütles neile: teie aina magate ja puhkate. Vaata, tund on lähedal ja inimese poeg antakse patuste kätte. Tõuske üles, Läki, ennäe, mu äraandja on lähedal. Ja kui Jeesus alles rääkis, ennäe tuli Juudas, üks neist 12 ja temaga oli kaasas suur rahvahulk, mõõkade ja nuiadega, saadetud ülempreestrite ja rahvavanemate poolt. Aga tema äraandja oli andnud neile tähise: see, kellele ma suud annan, ongi tema võtke kinni. Ja otsekohe astus Juudas Jeesuse juurde ja ütles: tere, rabi, ning andis talle suud. Aga Jeesus ütles talle: sõber, milleks sa siin oled? Siis nad astusid Jeesuse juurde, panid käed tema külge ja võtsid ta kinni. Head kaasteelised, Jeesuse palve Getsemani aias avab meile ühe väga sügavalt inimliku ja samas jumaliku hetke. Jeesus ei lähe kannatustele vastu külma rahuga, vaid sisemise võitluse ja kahtlustega. Mu hing on väga kurb surmani, ütleb ta. Ja kui ta seda teeb, siis on see siiras tunnistus inimlikust hirmust ja raskustest, mis teda ees ootavad. Jeesus, erinevalt väga sageli inimestest, ei varja oma nõrkust, vaid ta toob selle mitmekordselt Jumala ette. Tema palve tuum
on piiritu usaldus Jumala suhtes. Ta ütleb, ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nõnda, nagu sina. Ja see ei ole allaandmine lootuses, vaid vabatahtlik alistumine armastuses. Jeesus näitab, et tõeline kuulekus ei tähenda tunnete puudumist, vaid koos oma tunnetega Jumala tahte usaldamist. Samal ajal magavad jüngrid. Inimlik nõrkus ja vaimne unisus seisavad vastamisi. Vastamisi Jeesuse valvsuse, palve ja ettevaatavusega. See episood kutsub ka meid küsima, kas oleme oma elus vaimulikult ärkvel või laseme olulisel endast mööda voolata. Ja lõpuks reetmine. Juudase suudlus meenutab, et isegi lähedus Jeesusega ei välista eksimist, kui süda on mujal. Ometi ei vasta Jeesus vihaga, vaid astub vastu oma teele rahus. Isegi Juudast, oma äraandjat, nimetab ta sõbraks. Kallid kaasteelised, täna loetud kirjakoht sellest, mis toimus Getsemani aias, õpetab meile, et palve ei võta alati ära meile ette määratud teekonda, ei võta ära inimlikke raskusi, kuid annab meile jõudu kõiki koormaid kanda. Jumala tahte järgimine ei pruugi alati olla kerge tee, kuid see on tee, mis viib läbi kannatuste lunastuseni. Ja seda teekonda oleme koos Jeesusega täna alustanud. Me palvetame. Kõige väeline Jumal, oma nõtruses eksime ja oleme vastuvõtlikud kurjale. Vaata oma poja kannatustele, aita meil taas jalule tõusta ja kingi meile uus elu. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen. Õnnistatud päeva sulle!